Tere tulemast minu kanalile! Mul on nii hea meel, et oled mingil viisil tee siia leidnud. Minu nimi on Liina. Ma olen 2 imevahva lapse ema, elukaaslane ja tervisliku eluviisi entusiast. Aastaid tagasi maadasin aga ärevuse käes. Olin kergesti mõjutatav ja tundsin liigagi tihti, et kogu maailm on minu vastu. Kuniks avastasin ühe lihtsa tõe. Teadmised muudavad elu. Olen lugenud mitmeid raamatuid, kuulanud maailma tippspetsialiste ning rakendanud õpitut enda elus. Tänaseks tean, tugev meel loob tugeva keha ja õnnelikku elu. Siin jagan sinuga praktilisi nõuandeid, et saaksid teadlikult kujundada enda heaolu. Kui see kõnetab sind, oled õiges kohas. Ma tean, kui väärtuslik on aeg ja see, et sa oled nõus oma aega siia videole panustama. Püüan mina tänutäheks sulle anda siit võimalikult palju head infot ja võib-olla ka mingit huvitavat vaatenurka, mida tänasesse kas päeva või ka homsesse päeva ja edaspidisesse ellu endaga kaasa võtta. Tänane teema on minu jaoks väga südamelähedane. Kui sa ilmselt alapealkirja või video pealkirja lugesid, siis me räägime täna dopamiinist. Mis on dopamiin? Miks see meie elus väga suurt rolli mängib? Kuidas me selle kontrolli alla saades saame ka oma elu võib-olla natukene paremini kontrolli all hoida ja seda paremini juhtida. Ja ilma pikemalt siin sissejuhatuseta ma lähen kohe asja kallale. Kõigepealt ma räägin võib-olla sellest, et miks dopamiin minu elus natukene rohkem rolli mängib või miks ta minu jaoks nii oluline on. Olles väga varajases eas kokku puutunud ja näinud kõrvalt, kuidas sõltuvus võib hävitada kellegi elu ja mitte ainult tema enda elu, vaid ka tegelikult kõigi teda ümbritsevate inimeste elu. Ja kuidas see haavab tema kõige lähedasemaid, on olnud selline kogemus omaette. Ja olles sealt keskkonnast üles kasvanud, saan ma tänaseks üha rohkem aru, kuivõrd oluline on oma dopamiini taset hoida neutraalsena. Ma räägin kohe täpsemalt, mida see tähendab, aga miks on oluline märgata ja olla teadlik asjadest ja see ei ole ainult mingisugused asjad. Need on ka tegevused, mis võivad olla sõltuvust tekitavad. Ja tänases maailmas on see nagu ülikeeruline, sest et on nii palju asju, mille sees ja mille keskel me elame, millest me võib-olla ei mõtle, mis tegelikult mõjutavad meie elu väga tugevalt. Ja ma arvan, see on ka see põhjus, miks ma täna tahan sellest rääkida, et olles ise olnud see inimene, kes üsna monotoonselt tammub läbi elu ja tegelikult mingitele asjadele tähelepanu ei pööra. Ma tean, kui keeruline see võib olla, kui sa tegelikult ei tea lihtsalt, sul ei ole seda teadmist. Minul tänaseks on väga mitte küll laialdane teadmine, küll aga ma olen sellesse infosse kõvasti sukeldunud, sest et see on teema, mis on minu jaoks südamelähedane. Ma tahan ka rõhutada veel, et ma ei ole spetsialist, ma räägin vaid oma kogemusest ehk sellest, mida ma olen lugenud, kust ma selle info olen saanud ja mida uurinud ja kindlasti
ei tasu kõike võtta nii-öelda ainsa tõena. Ma soovitan kõigil ise ka vaadata ja uurida, sellepärast et ja siis ise olla otsustajaks, et dopamiini kohta on nii palju informatsiooni ja see käib meie ümber tegelikult kogu aeg ja ma tegelikult usun, et inimesed on järjest teadlikumad. Seega ma soovitan väga ise ka uurida, et ma räägin veel kord, ma ei ole spetsialist, ma ei ole kuskilt otsast selles osas nii-öelda haritud, küll aga ma olen selle kohta ise väga palju lugenud ja täna ka me räägime väga palju sellest, mille põhjal ma selle video kokku panin, on tegelikult see Dopamine Nation. Jällegi mina lugesin selle inglise keeles, mis on natukene minu jaoks jälle oli väljakutsuv, et see video kokku panna eesti keeles, aga ma olen selles osas väga nii-öelda, ma näen seda võimalusena uuesti nagu õppida, sest ma tean, et mida rohkem ma seda infot nii-öelda omandan, oma peas läbi käin, sellest räägin, seda paremini see minusse ka kinnitub. Ühesõnaga, kust minu see dopamiini teadlikkus võib-olla algust sai, oligi see raamat. Selle on kirjutanud doktor Anna Lemke ja see raamat on väga kergesti kirjutatud ja seda on üsna lihtne mõista, sellepärast et siin doktor psühhiaater siis, kes on selle raamatu autor, räägib oma patsientide lugudest, muidugi ilma nimedeta ja selles mõttes, et räägib, et kuidas dopamiin nende eludes on siis mingil viisil mõju avaldanud. Ja räägib ka enda kogemust, kuidas tema ühest asjast sõltuvuses oli, millest võib-olla keegi ei arvaks, et on võimalik sõltuvusse jääda. Aga alustame kõigepealt sellest, et mis on üldse dopamiin, et aru saada, kuidas me saame seda nii-öelda kontrolli all hoida. Dopamiin on neurotransmitter, mida tihti peetakse ka õnne või nii-öelda mõnuhormooniks, aga mis tegelikult on seotud hoopis meie enda motivatsiooniga, mitte otseselt naudingutega. See mõjutab meie keskendumisvõimet, otsustusvõimet, kohalolu nii-öelda, und, ehk siis väga-väga paljusid nii-öelda ellujäämisfunktsioone. Ja seda toodetakse siis ajulimbilises osas. Ehk siis lühidalt öeldes see puudutab meie naudinguid, emotsioone ja on seotud ka tegelikult kõige lihtsamalt öeldes nii-öelda ellujäämisinstinktiga. Ja kui see süsteem on tasakaalust väljas, siis see võibki viia kas siis motivatsiooni puuduseni või siis lausa mingite sõltuvusteni. Lihtsalt öeldes, kui sa midagi väga naudid, siis sinu ajus vallandubki dopamiin, mis siis tekitab siis sellise nagu õnnetunne. Kust see probleem siis tegelikult tekib, on see, et kui meie aju harjub selle pideva dopamiiniga nii-öelda ära. Ja Stanfordi ülikooli psühhiaater doktor Anna Lemke, kes on siis kirjutanud sellesama raamatu Dopamiini sõltlased, räägibki sellest, kuidas meie tänapäevane maailm on justkui üles ehitatud täpselt nii, et kõik need naudingud oleksid meie jaoks väga kiiresti ja kergesti ja sagedamini nii-öelda kättesaadavad. Aga sellel on tegelikult hoopis varjukülg. Ehk siis mida rohkem me naudime, seda vähem rahulolevamad me tegelikult oleme. Ja kuidas see väljendub, sellest ma kohe räägin. Ehk siis väga kujundlikult öeldes meie aju töötab justkui nagu kaalukauss. Ehk siis kui me pidevalt tarbime mingeid tegevusi või midagi, mis tekitab meis väga suure nii-öelda naudingu ja vallandub dopamiin, seda raskem on teda jälle nagu tasakaalu viia, seda rohkem valu see tasakaalu nii-öelda viimine põhjustab. Nii, et aga paremini mõista seda dopamiini, kus on see baseline, kus me peaks nii-öelda olema omadega. Ma panen ühe pildikese ekraanile ja ma püüan võimalikult lihtsalt sinna juurde selgitada, mida see endast kujutab.
käime selle koos nii-öelda läbi, et oleks võib-olla lihtsam mõista mõningaid näiteid, mida ma pärast siis soovin juurde tuua. Et see pilt kujutab dopamiini taseme dünaamikat siis ajas ja rõhutades baastaset ja siis neid tippe nii-öelda. Ehk siis seal ongi X-telg on aeg ja Y-telg on dopamiini tase. Ja peamised osad on siis algne baastase, mis on siis see tonic release, ehk siis dopamiin on algselt teatud nagu nii-öelda püsival tasemel, siis tuleb tipp, ehk siis kui toimub see nauditav tegevus, siis dopamiin tõuseb järsult ja siis langus, ehk siis pärast tippu hakkab dopamiin nii-öelda langema ja mõnikord, nagu siin ka pildil näha on, langeb ta isegi alla oma baastaseme. Ja see on oluline koht, mida meeles pidada. Ja aja jooksul see siis stabiliseerub ja jõuab jälle baastasemeni. Ehk siis see graafik illustreerib, kuidas nauditavad tegevused põhjustavad dopamiini ajutisi nii-öelda tõuse ja seejärel jällegi langusi. Ja need siis omakorda võivad mõjutada motivatsiooni, meeleolu ja ka harjumuste kujundamist tegelikult. Ja doktor Anna Lempke raamatus siis dopamiini sõltlased samamoodi räägib, kuidas dopamiin tasakaal ajus mõjutab meie käitumist ja kuidas liigsete naudingute otsimine võib tegelikult viia hoopis sõltuvuseni. Ja siin on ka näha, et kuidas see dopamiini tsükkel ja sõltuvus võivad tekkida, on see, et dopamiin on ajus alati nagu mingil tasemel, mis reguleerib meie motivatsiooni ja rahulolu. Kui me ei ole millegi üle elevil, siis meie dopamiini tase on nii-öelda stabiilne. Kui kogemus on aga nauditav, siis see dopamiini tase tõuseb. Kujutame ette, et kui sa paned näiteks sööd midagi magusat, vaatad sotsiaalmeedias midagi, tarbid narkootikume, ka videomängud, kõik need tegevused või asjad siis nii-öelda vallandavad meie ajus seda dopamiini. Ja see on selline ajutine tõus, väga suur eufooria ja siis peale tippu langeb dopamiini tase alla nii-öelda baastaseme. See on siis see, et viia teda nii-öelda tasakaalu, ta peab minema alguses alla ja siis see põhjustabki nii-öelda ebamugavust, rahutust või isegi ärevust. Näiteks võtad tüki šokolaadi, tuleb see dopamiini hitt ja siis tuleb justkui nagu langus ja sul tekib nagu iha võtta seda teist šokolaaditükki, aga sa mõtled, et okei, ma ei võta, siis sa oled natukene nagu ärev, see tekitab ebamugavust ja kui sa seda ebamugavust ära ei kannata, siis sa lähed võtad uue šokolaaditüki. Ja nii see käibki ülesse, alla, aga ainult, et teda nii-öelda alla tagasi tuua, läheb see valu järjest nagu nii-öelda valusamaks või see tunne läheb järjest ebamugavaks, ehk siis see base nii-öelda läheb järjest allapoole, et teda nii-öelda jälle stabiliseeruda. Ehk siis mingi hetk sa võib-olla sööd seda šokolaadi ilma sellele mõtlemata ja ta tegelikult ei olegi enam nii rahuldust pakkuvam, sa tahad justkui nagu veel midagi, näiteks sa tahad pärast seda veel jäätist süüa. Et see on siis see nii-öelda sõltuvuse või dopamiini ahel. Ja doktor Anna Lempke ka siis rõhutab seda, et mida rahuldust pakkuvam või mida suurem see naudingu tipp on, seda sügavam auk sellele ka järgneb. Ehk on ka siis põhjus, miks inimesed peale väga palju näiteks magusa söömist või sotsiaalmeedia kasutamist või mingit, ma ei tea, hasartmängu või ma ei tea, narkootikumi tarvitamist näiteks, kogevadki siis masendust, rahutust, ärevust, unetust. Ja kuidas see baastasemel hoida siis nii-öelda dopamiini on see, et kui me väldime uut dopamiini lööki, siis ta nagu taastub aeglaselt järk-järgult oma baastasemele või sellele normaalsele tasemele. Kui aga me oma aju pidevalt stimuleerime erinevate nii-öelda dopamiini laksudega, olgu see siis näiteks järjestikused, ma ei tea, TikToki videod või šokolaaditükikesed, mida me endale järsku
siis oleme söönud aimamata, et me oleme söönud terve tahvli ära, onju. Või siis mis iganes muul viisil seda dopamiini järjest nagu tuleb peale, seda raskem on aju ennast taastada ja aina suuremaid doose ta tegelikult vajab, et siis sedasama naudingut, mis sa võib-olla esimest kord tundsid, seda esimest tükki šokolaati süües, et seda uuesti nagu saada. Ja sealt tegelikult algavadki need sõltuvused. Siin raamatus ka, siis nagu ma alguses rääkisin, siis autor räägib siis väga paljudest oma patsientidest, nende kogemuslugudest, aga ka enda ühest sõltuvusest, mida võib-olla, ma ei tea, me ei kujutaks ette, et keegi võib olla sõltuvuses novellidest. Aga võt sellest doktor Anna Lemke sõltuvuses oli, et tema luges raamatuid, novelle, mis on nii-öelda naistele võib-olla suunatud ja ta sai aru, et ta on selle sõltuvuse küüsis siis, kui see oli kogu tema elu üle võtnud. Ehk siis ta oli näiteks lastega kuskil mõnusas kohas puhkusel ja tema selle asemel, et veeta lastega aega toredasti kuskil basseini ääres või kuskil käies, peitis ennast kuskil hotelliruumi ja luges neid raamatuid, sest et see oli tema jaoks nii-öelda turvaline koht, kus olla. Ja seetõttu see võttiski talt tegelikult ka unetunde, sellest ta räägib. Ehk siis ta oli oma patsientidele järgmisel päeval, ta ei olnud nii kohal, ta ei olnud nii valmis neid ravima tegelikult. Ehk siis see oli sõltuvust tekitav tema jaoks ja see oli ta elu täiesti üle võtnud. Ta võis tunde lugeda lihtsalt raamatuid ja mitte isegi enam mingil hetkel huvituda sellest, kui hästi need võib-olla kirjutatud olid, vaid mingist teatust osast sellest, mida ta siin väga-väga nautis. Ja see mõjutas tegelikult kõiki tema elu aspekte. Sellest ta väga avatult räägib, on rääkinud ka mujal ja ka siin raamatus, et selleks, et sellest välja tulla, võttis ta siis nii-öelda seda enda nõu kuulda, mida ta muidu oma patsientidele on jaganud. Et kõigepealt saada see dopamiini tase jälle nii-öelda tasakaalu, pead sa selle enda jaoks elimineerima, ehk siis selle asja, mis sinust seda eufooriat nii-öelda tekitab, eemaldada siis nii-öelda. Ja selleks ta tegigi endaga karmi kokkuleppe, et ta ei loe ühtegi raamatut 30 päeva. Ja ta sai, kuna ta oli sellest sõltuvuse ringist tegelikult ise väga hästi teadlik, siis ta sai väga hästi aru, et tal on sellega probleem juba esimestel päevadel, sellepärast, et ta ei jäänud magama, tema uni oli väga-väga rahutu ja see on üks põhjusi ka, miks inimesed tihti tegelikult ei saa magada, on see, et nende dopamiini tase on kuidagi nagu nii-öelda pole paigas. Ja sellest sai ka tema aru, et ilma nende raamatuteta ta ei saa magada. Ehk siis ta tundis ennast väga-väga ebamugavalt ja nii esimesed 2 nädalat ta kirjutas, ja see ongi see koht, kus sa pead aru saama, et see ebamugavus sinus ongi tegelikult see progress ajus, mis viib sind tasakaalu. Et kui sa sellest justkui nagu aru saad, siis tegelikult sa saad väga hästi enda elu nii-öelda paremaks ka kujundada. Ja mõnikord me teemegi asju, mis tekitavadki meis kiiret dopamiini ja me soovime seda nii-öelda saada. Olgu see siis, ma ei tea, mõnes söögis, mõnes joogis, aga me peame aru saama, et see ebamugavustunne, mis pärast tekib, ongi see, mis viib meid tasakaalu tagasi. Ja kui me nüüd selles ebamugavustundes haarame selle järgi uuesti, siis me oleme selle ratta nagu keerlema pannud. Kui me aga selle ebamugavustunde ära kannatame, siis me oleme seal tasakaalus nagu tagasi. Et
mõnikord see on nagu selline nagu valukoht, et justkui nagu, ma ei tea, kui sa oled palavikus, siis on ka nagu nii halb on olla, nii halb on olla, aga samas see on nagu keha nii-öelda reaktsioon võitlemaks siis mis iganes bakter või viirus sul kallal on ju. Et samamoodi on siis see ebamugavustunne, et kui me teame, et see on ebamugav, siis me justkui nagu, tegelikult see on nagu progress paremuse suunas. Võib-olla järgmine samm, et kuidas ebamugavustunne võib tegelikult olla hoopis hea. Ehk siis on viise, kuidas seda dopamiini kasulikul teel oma aju saada ja kehas siis nii-öelda kogeda. Näiteks trenni tegemine. Ehk siis kui sa liigutad ennast, teed trenni, siis dopamiin vallandub. Samamoodi on tõestatud, et külm dušš või vann on selline asi, mis on alguses üli ebamugav, ehk siis ta läheb valu kohta, aga siis sealt tuleb jälle see dopamiini sööst. Me maksame iga asja eest justkui kogu aeg mingit lõivu, iseasi, kas me maksame seda pärast ja siis see valu on nagu suurem või me maksame seda enne, ehk siis me võib-olla tunnetame valu mõnikümmend sekundit, aga me saame seda naudingut palju rohkem. Tulles nüüd tagasi nende asjade juurde, mis meid iga päev elus ümbritsevad, mis meie dopamiini mõjutavad, siis kindlasti üks suuremaid asju on meie telefon. Ja kui me sellele liiga palju jõudu ja energiat anname meie enda üle, siis see võib muutuda ka sõltuvuse allikaks. Nii imelik, kui see ka ei oleks, et justkui arvame, et sõltuvus võib tekkida ainult, ma ei tea, mingitest droogidest, siis tegelikult sellest samast telefonist võib samamoodi see tekkida. Ja tegelikult see otseselt mõjutab siis meiega motivatsiooni ja harjumusi. Ehk siis, kui me näiteks esimese asjana hommikul võtame telefoni kätte ja hakkame seal, mida iganes, TikToki teeme lahti, Instagrami teeme lahti, mis iganes muu asja, kus me saame selle dopamiini laksu kõigepealt kätte, siis see võib tegelikult kulutada või võtta motivatsiooni ära kogu meie ülejäänud päevalt. Et kui me tuleme selle telje juurde tagasi, siis see dopamiini laks tuleb nagu ülesse ja siis ta tuleb järsult alla. Ja siis me mõtleme, miks me hommikul voodist üles tõustes nagu mitte midagi teha ei jaksa. Sellepärast, et me oleme selle dopamiini spaigi nii-öelda läbi teinud juba ja motivatsioon ja see on kõik, ongi nagu konkreetselt langemas. Ja mõnikord, mis juhtub, on see, et peale seda tehakse veel järjest halvamaid valikuid, ehk siis näiteks sa ärkad ülesse, sa olid telefonis ära, scrollisid ära, dopamiin läks ülesse, siis ta hakkab alla tulema, sa tunned, nii nõme päev, ma ei jaksa. Okei, ma ei tea, lohutan ennast täna tüki šokolaadiga või et mul on niigi juba nii raske, ma täna trenni ei hakka ka minema ja siis see nagu allakäigu trepp on lihtne tulema, et need kõik on omavahel nii-öelda mõjutuses. Aga seevastu, kui me näiteks alustame päeva liikumisega, ehk siis kui sa liigud, siis tegelikult kogu aeg see dopamiin mingil määral nagu tekib. Ja kui sa teed näiteks hommikul trenni, lähed õue jalutama, lood seda dopamiini reservi ja sa tunned ennast kohe motiveerituna, et tihti me näeme, kuidas sotsiaalmeedias inimesed, ma ei tea, peale trenni tegemist jagavad seda, aga see ongi see dopamiin, mis tegelikult neis on tekkinud, neil on see elevus, et ma sain millegagi hakkama ja ma tahan seda nagu jagada, minust see nagu voolab välja ja see tegelikult ongi nii. Nii, ja kui me nüüd oleme sellest aru saanud, siis ma võib-olla tahaksin tuua ka siis selle teema, kuna ma ise olen lapsevanem, et miks on võib-olla ka oluline tegelikult mitte ainult enda dopamiini kontrolli all hoida, vaid ka oma laste, sest et nagu me oleme aru saanud, siis see mõjutab meie elu, samamoodi see mõjutab meie laste elu. Ja täna olen mina kohas, kus mina saan valida, kuidas see mõjutab minu laste elu.
ehk siis, mis ma tahan siinkohal öelda, on see, et ma ise tunnen, et ma ei saa oodata oma lastelt mingit, ma ei tea, suuri tulemusi või mingit näiteks koolis mingisuguseid tulemusi, kui ma ise ei ole loonud selleks sobivat keskkonda. Ehk siis, kui ma hommikul ei valmista neile mõnusat hommikusööki, võib-olla piiran just hommikul nende nutiseadmete kasutamist. Okei, Lionel muidugi ei kasuta veel midagi, aga ma mõtlen siinkohal näiteks Briannat, et ma teadlikult ei lubagi, tal on telefon minu meelest üldse kuskil kas kotis või taskus, ta ei saa sellele mingisugust juurdepääsu hommikul ja tegelikult ka õhtul mingist kellast. Samamoodi tal on piirangud, millal ta oma telefoniga nii-öelda mängida võib, et ma saan aru, et see on sotsiaalne tegevus ja seda keelata otseselt ei saa, küll aga ma saan sellele seada mingisugused piirangud, et tema aju ikkagi jätkaks nii-öelda normaalses ja tasakaalus olemist. Ja ta saab ka koolis tänu sellele, ma usun, väga palju paremini hakkama. Siis ma tunnen, et kui lapsed või minu laps siis nii-öelda, kuna ma räägin ikkagi ainult enda kogemusest ja sellest, mis teadmised ma olen ise endale saanud, on see, et kui ma näen, et ta tegelikult veedab võib-olla rohkem kui tavapäraselt aega kas mõne ekraani ees, sööb võib-olla mitte nii tervislikult ja võib-olla rohkem suhkrurikkaid tooteid, siis ma tegelikult näen ka kõrvalt, kuidas tal need dopamiini üles ja alla langused tegelikult nagu töötavad. Ja tihti, mida me teeme, ma näen, et tal on võib-olla natukene keerulisem ja raskem olla, siis me tegelikult läheme ka kohe õue, et see on jällegi naturaalne viis, et dopamiini taset nii-öelda tasakaalu viia. Et see on võib-olla selline mõttekoht, mida lapsevanemad võib-olla tasuks nagu mõelda, et kui palju meie enda roll on selles, kui tasakaalus meie lapsed on. Ja kuidas saada siis oma dopamiini kontrolli alla, ongi dopamiini nii-öelda paast, ehk siis sea mingisugused piirangud asjadele, mis sulle seda dopamiini tekitavad. Olgu see näiteks siis nii-öelda nutisõltuvus või mis iganes muu. Sea piirangud sellele, mine õue jalutama, tee trenni, füüsiline liikumine aitab seda loomulikult eelnevalt dopamiini tõsta ja siis see tasakaal sellele ka järgneb. Külm dušš samamoodi. Ja võib-olla siis ka see teadlikkus selle üle, et mõningad asjad meis tekitavadki ebamugavust ja see on okei. Ja me ei peaks kogu aeg ainult nagu püüdma seda naudingut siin elus saada, et nauding tuleb, aga enne seda peab olema natukene midagi nagu ebamugavat. Ja kuna meie ajule meeldivad väga küsimused, et me suudaksime väga hästi asju meelde jätta, siis ma soovin, et kui sa siit täna lähed, võtaksid endaga kaasa võib-olla 3 küsimust, et aru saada siis sellest dopamiinist veel kord. Et esiteks, kui kiiresti see tegevus sulle naudingut pakub, et sa võiksid sellele mõelda. Teiseks, kas see aitab sind või teisi pikas perspektiivis? Ja kolmandaks, mida võib-olla tasub mõelda just hommikuti, on see, et kas ma olen tarbija või ma olen nii-öelda looja. Ja tarbija siis just selles osas, et kas sa otsid neid kiireid naudinguid. Näiteks hommikul telefoni scrollides või midagi süües või ka näiteks suitsetades või mis iganes muu tegevus on, mis seda siis kiiret dopamiini nii-öelda vallandab. Või sa oled looja,
ehk siis sa, ma ei tea, liigud rohkem, töötad oma eesmärkide nimel, tunned motivatsiooni luua oma ellu häid harjumusi ja mitte ainult enda ellu, ka oma lähedaste, laste, et see on koht, mida mõelda. Ja veel lõpetuseks ma võib-olla tahaks öelda, kuna ma ise nii väga kuidagi tunnen, et see teema tekitab must selles osas elevust, et ma jälle kuidagi mõistan seda oma aju kuidagi palju paremini. Meie ajud ei ole tegelikult loodud kiireteks naudinguteks ja selleks stimulatsiooniks, mida tänapäeva maailm meile pakub. Et kui me korra mõtleme meie esivanematele, siis nemad pidid päevi jahtima, varjualust otsima ja väga-väga tugevat ka füüsilist nagu vaeva nägema, et saada väikene dopamiinilaks. Versus tänasel päeval, kui me saame selle kätte põhimõtteliselt ühe sõrmeliigutusega ja väga-väga kiiresti. Ja ometigi me ei ole ju kuidagi õnnelikumad. Et see on nagu üks koht, mida võib-olla mõelda. Soovid oma ellu võib-olla rohkem rahulolu, õnne, harmoonia, tasakaalu, siis sa võid mõelda sellele, kuidas seda dopamiini tasakaalus hoida. Mida ma saaksin teha, et ehitada endale parema tuleviku, mitte ainult nii-öelda hetkelist naudingut tunda. Ühiskond soodustab igatepidi igasugust tarbimist ja seda kiiret naudingut, siis see dopamiini mõistmine aitab tegelikult teha, ma usun, väga palju paremaid valikuid. Ja veel kord, tegelikult väga väikesed muudatused võivad tuua väga suuri tulemusi, olgu see siis, ma ei tea, mõnikümmend sekundit külma duši hommikul või nutiseadme piiramine hommikul või väike liikumine. Ja siinkohal vaikselt tõmban tänase video otsad kokku. Loodan, et see puudutas kas või vähemalt ühte inimest. Ja kui see video andis sulle mingisuguseidki kasulikke mõtteid või avardas natukene sinu maailmat selles dopamiini maailmas, anna sellest julgesti teada, jäta kommentaar. Ma nagu ootan väga, et mingisugune arutlus selles osas tekiks, sest et mida rohkem me jagame neid teadmisi, seda paremaks me saame oma elu nii-öelda kujundada. Ma soovin sulle ilusat päeva või mõnusat õhtut. Mõtle sellele, kas minna äkki õue jalutama. Siin veel kord selle aja eest ja näeme juba järgmine kord.